Tere! Me alustame kogukondade uurimisrühma 3. taskuhäälinguga ja tänane teema on avatud dialoog ja dialoogiline praktika kogukondades. Ja minu nimi on Dagmar Narusson ja olen kogukondade uurimisrühma juht. Ja me oleme täna siin kolmekesi vestlemas ja minuga koos on siis Mari-Liis Tähepõld ja Simone Epro. Ja ma saan öelda meie kolme kohta, et me kõik oleme Avatud Dialoogi Assotsiatsiooni juhatuse liikmed ja me kõik kolmekesi ka oleme Avatud Dialoogi praktikud ja ka õppinud koos Avatud Dialoogi. Ja siis täna hakkamegi tasapisi järjest lahti võtma, et mis on avatud dialoog, mis on dialoogiline praktika, kuidas me töötame, mida me kogenud oleme, kui me niimoodi töötame. Ja ma arvan, et me saame tuua sisse ka sellist isiklikku vaadet, et see ei ole lihtsalt töö. See tegelikult on ju maailmavaade ja miski, mis inimesena väga puudutab. Nii, teen sellise sissejuhatuse. Ja siis kuulajatele, vaatajatele saan öelda ka, et eesti keeles on olemas Avatud Dialoogi raamat ja selle salvestuse all olevas tekstis on see link olemas, nii et kellel on huvi, saab ka juurde lugeda eesti keeles. Ja hakkame pihta ja saame kõigepealt tuttavaks. No Simone, räägi, kes sa oled? Ja, tere siis minu poolt ka, mina olen siis Simone Epro. Kes ma olen, issand, see on nii huvitav küsimus. Aga ma töötan täna erihoolekande valdkonnas, tegelen siis erihoolekande teenuste arendamisega, erinevate projektidega, olen sotsiaalvaldkonna koolitaja ja õpetan ka tegevusjuhendajaid ja hooldustöötajaid sotsiaalvaldkonna teemadel. Ja. Et see on selline igapäevane toimetamine Igapäevane praegu. toimetamine, just. Väga hea. Mari-Liis, räägi, mis sinu igapäevased toimetamised on? Ma vist kõige rohkem toimetan hetkel loovteraapia valdkonnas. Jah, et ma olengi loovterapeut ja siis seeläbi kuidagi see aitab mul nagu inimestega töötada. Et ma töötan nii rehabilitatsioonis kui lasteaias kui eras. Ja teen sellist nii praktikutööd kui siis koolituse tööd ka. Ja töötad nii lastega kui täiskasvanutega? Ja, et see on siis meie taustast lühidalt. Aga nüüd ongi hea võimalus, et läheme avatud dialoogi juurde, et pühendame selle esimese osa ajast avatud dialoogile. Ja kõigepealt räägimegi igaüks läbi enda, et mida avatud dialoog meie jaoks tähendab ja kus me praktiseerinud oleme. Teeme selle ringi. Jah. Kumb tahab alustada? No ma alustan. Et avatud dialoog minu jaoks, ma ei oskagi seda kuidagi nagu sõnadesse panna, vaid see ongi nagu siuke sügavam tähendus. Et vahet ei ole siis kus ja millal ma selle avatud dialoogiga kokku puutun, siis ikkagi see protsess kuidagi toimub minu enda sees. Et ma hakkan ise palju sügavamalt mingid olulisi teemasi enda jaoks nagu läbi mõtestama. Ja ta ongi nagu siuke, ma ei tea, avatud lähenemise viis, uus vaade, kuidas siis asju kogeda ja näha. Ja kus ma avatud dialoogiga kokku puutun, ma tegelikult teen praegu ühe perega avatud dialoogi, et vaikselt uuesti praktiseerin ja olen siis avatud dialoogi teinud ka koos ühe rehabilitatsioonimeeskonnaga. Et siis, kui meil oli see avatud dialoogi koolitus või treening, et siis praktika käigus siis sain peretööd teha. Ja Mari-Liisiga oleme käinud ka ühe pere juures tegemas avatud dialoogi, nii et natukene siit ja sealt, aga nüüd kuidagi ma tunnen, et see tuleb mu ellu jälle nagu rohkem tagasi ja mul on selle üle hea meel. Ja, aitäh, Mari-Liis. Ma võib-olla alustan sellest, et kus ma olen praktiseerinud avatud dialoogi või kus ma praktiseerin, et jah, et üks on see, et me oleme teinud peretööd nii rehabilitatsioonimeeskondade kaudu kui siis sellist kui on otsepöördumist olnud või sedasi on ju, et ja siis mul on olnud ka üks
ma ise nimetan seda selliseks unikaalseks kogemuseks, et või ma olen selle üle hästi õnnelik, mul on olnud võimalus olla kliendina, saada avatud dialoogi kogemust, selles mõttes mitte, mina ei olnud küll, me avatud dialoogis kasutame sellist sõna nagu probleemi keskmes olev inimene, eks ju. Et ma ei olnud see probleemi keskmes olev inimene, on ju, et ma olin see nii-öelda kokkukutsuja, selle võrgustiku algataja või selline, on ju. Et siis see mures olev inimene seal kõrval ja ma olen hästi tänulik selle kogemuse eest, et mul on olnud võimalus seda teha ja kogeda ja kuidagi esiteks see annab nagu nii palju nagu sellist teist perspektiivi, eks ole, et sa oled nagu, muidu sa kogu aeg oled see praktik, eks ole, aga et siis sa oled ise, saad seda kogeda, et see praktikuna tekib hästi suur igatsus see, et ma tahan ise avatud dialoogi, palun mulle avatud dialoogi või nagu kuidagi sedasi, on ju. Aga ka sellises nagu nii-öelda kõrvalrollis olles või sedasi seal võrgustiku liikmena, eks ole, et see on olnud selline nagu nii hea kogemus lihtsalt, et kui palju see kuidagi avab või muudab ja nagu muutust loob, eks ju, aga et see on üks ja siis me oleme teinud ka Dagmariga koos ja me teeme veel kogukonnatööd ja nüüd läheme uuesti, eks ju, kogukondadesse. Ehk et see pluss veel mina kui loovterapeut, eks ju, me oleme proovinud leida erinevaid viise, et kuidas avatud dialoogi ühendada siis erinevate selliste distsipliinidega, eks ju, et me oleme teinud avatud dialoogi ja kunstiteraapia gruppe. Ja see kogemus on olnud ka väga tore ja see on võib-olla hästi palju toonud avatud dialoogiga lihtsalt minu sellisesse tööviisi ja olemise viisi, kuidagi on olnud erinevaid võimalusi seda kuidagi praktiseerida ja oma ellu tuua ja niimoodi kiht-kihilt. Et ma arvan, et see on lihtsalt nagu minuga kaasas või selles mõttes, et ilma selleta nagu vist, kui sa teed selle koolituse läbi, et see sealt teistmoodi enam välja nagu ei tule, et see lihtsalt tuleb sinuga sealt kaasa, on ju. Et sa ei saa seda niimoodi, et ma panen ta korraks kõrvale või tagasi või sedasi, et et küsimus on lihtsalt selles, et kui palju ma saan seda ise kogeda ja praktiseerida, et see oleks nagu selline rohkem ja rohkem käes, on ju, aga et ta on ikkagi kaasas iga päev. Ja väga tore. Ma ütlen enda kohta ka või mis see minu lugu on ja siis neid asju, mis te juba nimetasite, mis me koos oleme teinud, neid ma püüan mitte korrata, aga ma mõtlen niimoodi, et ma tean seda, et dialoogiline praktika on olnud nüüd juba 30 aastat, et esimene kokkupuude oli 96. aastal ja Tom Anderseniga. Ja teemaga 2 päeva kohtudes, need ei lähe ära lihtsalt nagu peast. Ja tollel hetkel ma ei teadnud veel avatud dialoogist, aga tema tegi siis sellist võrgustikupõhist dialoogilist tööd ja see oli väga puudutav ja väga kogemuslik, nii et mul on siiamaani need pildid silmade ees. Ja siis edasi ma avastasin Jaako Seikula tekstid ja oma doktoritöö raames kirjutasin avatud dialoogist ja dialoogilisest praktikast ja see samamoodi väga puudutas. Aga kui ma läksin 2019, 2020 olin siis Londonis avatud dialoogi foundation treeningus ja selles baaskoolituses, mis annab õiguse peale seda öelda, et sa oled avatud dialoogi praktik, siis ma teisel sessioonil sain aru, et jah, ma doktoritöös kirjutasin ja ma väga palju lugesin, aga ma tegelikult ma ei mõistnud seda, sest see ei olnud veel, ma ei olnud seda kogenud niimoodi. Et läbi selle pika esimese nädala ja teise nädala õppe ma sain aru, et see on maailm, mis lihtsalt nagu hakkab avanema ja et see on nagu väga võimas. Ja nagu sa ütlesid, mul on ka järjest rohkem tunne, et see tuleb rohkem ja rohkem ja rohkem, sest see on niivõrd nagu eriline ja niivõrd oluline. Ja siis sealt edasi tõesti, mida me ei ole veel nagu aastaarvudena või nagu konkreetselt ära markeerinud, et siis aastast 2020 hakkas pihta ettevalmistus selleks, et saada Eestisse esimene korralik täiemahuline treening koos supervisiooniga. Ja see õnnestus siis käivitada, läks väga pikalt aega, sest COVID tuli peale 21. aasta juulis.
ja see koolitus siis kestiski 22. aasta suveni, nii et aasta aega väga intensiivset tööd ja siis hakkas pihta ka praktiseerimine meeskondade poolt ja teie hakkasite praktiseerima meeskonnas. Ja meie uurimisrühm omakorda hakkas läbi viima siis ka uurimust, et teada saada, mis see efekt siis on, kui peredega niimoodi töötatakse avatud dialoogi põhiselt. Et mis see siis teeb Eesti inimestega ja kas on võimalik ja kas on mingisugune mõju. Ja sellest on kirjas siis selles raamatus. Ja peale seda me oleme tõesti siis jätkanud need erinevaid viise toimetamist. Ja noh, kahtlemata mind väga puudutab ja siiamaani puudutavad kõik need peretöö kohtumised ja kogemused, mis me mitu aastat oleme teinud Mari-Liisiga ka. Et see on nagu ülikooli töö kõrvalt väga nauditav, et päriselt, mis siis, et isegi õhtut ja nädalavahetustel ja oma ajast, aga päriselt kohtuda ja päriselt teha tööd ja siis olla selle protsessi sees ja lasta siis ennast puudutada ja olla inimeste kodudes ja olla inimestega koos. Ja ka nüüd siis kogukondades töö, et praegu me teeme magistrantidega tulevikudialoogia kogukondades, aga me tegime nüüd juba üle aasta tagasi väga pikalt ju ka ühel saarel ja siis oleme veel teinud erinevates kohtades ja nüüd siis plaanime jätkata. Jah, ja mul on väga rõõm, et meil on ühing ja ühingus on toredad aktiivsed inimesed, kes tegelikult kõik igaüks omal viisil praegu praktiseerib, kas siis otseselt põhitööna või siis lisatööna või kõrvaltööna. Et see on nagu väga suurepärane ja nii, aga nüüd tõenäoliselt inimesed mõtlevad kuulates, et jah, aga mis asi see avatud dialoog siis oma olemuse poolest on? Ja ma lihtsalt raamistan siia ette, et avatud dialoogi mõistet kasutatakse väga konkreetsel juhul tegelikult. Et ma näen, et meedias siit ja sealt tuleb palju läbi see dialoogisõna, aga avatud dialoogi rahvas üle maailma ja praktikud teevad väga selget vahet. Et tõesti, et avatud dialoogi praktikuks saab alles siis, kui sa oled läbinud foundation trainingu ehk siis baaskoolituse ja sa praktiseerid ja sul on supervisioon ja sul on tunnistus selle kohta, eks. Et see on üks asi ja sinna juurde käib see, et on 7 kindlat põhimõtet, mida tuleb järgida. Ja siis omakorda see, et kui praktiseerima hakatakse, siis on ju 12 elementi ehk siis kvaliteedikriteeriumid, et kas neid välja kantakse ja omakorda kui organisatsioon tahab öelda, et me siin praktiseerime avatud dialoogi, siis on organisatsioonile 10 tingimust. Aga hakkame läbi enda avama seda, et ma arvan, et kõige mõistlikum ongi see baas ära luua, et 7 põhimõtet, mis need tähendavad, kuidas me neid ise oleme kogenud ja sinna saab juba neid praktiseerimise momente ka sisse tuua. Nii et täpselt nii, mis põhimõte pähe tuleb, et alustame sellest rääkimist. Ma mõtlen seda, et kas praegu oleks abiks see, kui nüüd 7 korraks niimoodi lihtsalt ette lugeda ja siis hakata niimoodi minema siit. Okei, teeme nii. Jah, et võib-olla see annab nagu sellise ülevaate ja siis hakkame neid lahti võtma. Just. Kas on variant? Need 7 siis, mida nimetatakse põhimõteteks, avatud dialoogi põhimõteteks. Need on siis kohene abi, on esimene. Siis on võrgustiku perspektiiv. Siis 3. on mobiilsus ja paindlikkus. Ehk siis liigud sinna, kuhu on vaja ja nii, nagu on vaja. Siis vastutus, et osapooled võtavad kõik vastutuse. Psühholoogiline järjepidevus abi saamisel ja tiimi tööl. Ebakindluse tolereerimine kogu läbi selle olukorra ja siis avatud dialoog ja polüfoonia. Et need on need 7. Aga me võime täpselt rääkima neid hakata selle tunnetuse järgi, nagu te parasjagu tahate. No, mis sind kõnetab? No minu lemmik on see ebakindluse tolereerimine. Aga need esimesed on lihtsalt sellised, nad panevad nagu selle settingu nagu paika, see on selline hästi praktiline, et kuidas see kõik kätte saada võiks olla või on ju. Et tihti, ma võib-olla selle kohta ütlen ka ära, et kui keegi küsib või on küsinud avatud dialoogi ja siis sa nagu pakud, et ja me võime tulla sinna ja teha seda ja kuidagi see, et sa oled kohe nagu selline mobiilne ja kohe pakud aega ja seda, siis on tihti tekib see, et oot,
nagu sedasi peahoogu või niimoodi, mina olen kogenud nagu seda. Inimesed reageerivad nii. On ju sedasi, et kui meil on nagu minu arust üldine selline tunnetus on nagu see, et abi ei ole üldse kättesaadav, see on nii, võtab aega, umbes sedasi on ju, et siin ma olen kogenud seda, et tuleb võib-olla nagu tabada ära ka seda valmisolekut, seda inimese valmisolekut, et sedasi, et üks on see, et ta üldse küsib abi, see on juba hästi suur samm ja teine on see siis, et hakata seda vastu võtma või selle protsessiga nagu minema. Et mulle tundub, et see võib olla ka selline osa sellest ebakindluse tolereerimisest, et me siin katsume seda pinda umbes sedasi, et kuidas minema hakata, et see ei ole alati sedasi nagu by the book, et kuidagi nüüd juhtub ja kus see toimub ja nii edasi on ju. Et see ei ole nagu ka väga peale sunnitud, aga et ma olen just tähele pannud seda, et võiks nagu natuke hoogu pidada või kuidagi nii. Et see on minu kogemus lihtsalt. Ja see tundub nagu natuke ka selline uskumatu ju see, et abi võiks olla kohe kätte saada või selline kiire reageerimine on ju, aga ja siis mõtled, kuidas see võiks olla teostatav ja samas, kui need olukorrad nagu tekivad on ju, siis sa nagu leiad selle aja või siis sa leiad selle tiimi, kes sinna läheb ja sa leiad selle kuidagi võimaluse, kuidagi ikkagi need asjad nagu juhtuvad. See on ka minu kogemus nagu kuidagi sedasi on ju, et see saab teoks. Aga et see ebakindluse tolereerimine, ta võib-olla kõige rohkem on vaja nüüd ümberõppimist selle koha pealt, et ei ole selliseid päris nagu, või päris võib-olla õige sõna, selliseid terviklahendusi või selliseid lõplikke lahendusi. Et me saame kokku sellises enamasti kriisisituatsioonis, eks ju, see on nagu, seal on väga palju ebakindlust ja selline muutus on õhus ja et me ei ole selles situatsioonis kuidagi selliste lahenduste väljapakkujana, vaid et sedasi, et me oleme siin koos, et vaadata niimoodi justkui iga kivi alla või sedasi, et mis siin hetkel on ja katsume selle koha kuidagi nagu läbi teha, mis puudutab just seda ebakindlust, et otsida siit seda lahendust või leida seda lahendust või sedasi toetada tegelikult selle inimese enda nagu parimat äratundmist, mis see tema jaoks õige lahendus nagu on ju. Ja ma mõtlen seda, et see läheb hästi palju kuidagi toetab seda praegu üldse sellist muutuste aega, mis ühiskonnas ka on, see mind nagu väga palju selles osas aidanud, et iga päev on nagu uus, ükskõik kui palju sa seda rutiini võid endale luua või tekitada või sedasi, et tegelikult on iga päev selline tuleb kohaneda uute asjadega või sedasi, et ta aitab nagu sellises igapäevases elus ka nagu toime tulla või see, et millega ma kohanen, millega ma pigem ei kohane, kus on see minu valik ja millal ma otsustan või sedasi on ju, et ta nagu hästi palju toetab sellist ka igapäevast olemist. Ja ma mõtlen, et tõesti, et seal selles protsessis on hästi oluline osa ka, et inimesed õpiksid taluma ebakindlust, sest et kui inimene tuleb abi saama ja on esimene kohtumine, istutakse maha, siis võib olla see tunne, et okei, rääkige nüüd mulle, mis ma tegema pean ja et ma saaks 5 minuti jooksul nagu teada, et kuidas ma oma elu ära parandan. Ja meie teeme selle, et ütleme, et me ei tea, hakkame koos minema. Ja siis selle selgeks tegemine, et see on väga ohtlik ja me ei tohigi seda teha, et me ütleme sulle, mis sa tegema pead, sest siis me võtame kontrolli ära, me ei näe tegelikke võimalusi ja ressursse ja me tegelikult paneme puusse. Ja see võtab inimestel aega, et aru saada või hakata siis tolereerima enda sees, et olgu, nad ei tea, ma ei tea, ahaa, millega me tegelikult silmitsi seisame, et hakkame siit nagu minema. Et see on paradoksaalsel kombel mõnes mõttes vastupidine praegusele süsteemile. Aga see on nii eluline, et kui see tegelik toimiv, väga individuaalne, väga unikaalne viis tegutseda kätte saada, siis on parim võimalik viis, mis viib elu edasi. Aga see kannatlikkus selle juures, et see ei anna kohe ennast kätte, meil tuleb tööd teha selle nimel, et see on see, et kus tiim peab taluma seda ebakindlust ja siis võrgustik ka, inimene, kes on mures, peab ka taluma seda ebakindlust mingi aja. Mõtlen seda, kas sul on tekkinud selline taipamine, mis sellest kohast nagu läbi aitab, mis aitab taluda? Ma mõtlen just see, et see kriisis inimene just see, et nagu anna mulle üks õlekõrs või midagi selline, et sellist on ju, et mis see võti on, mis sellest läbi aitab?
jah. Sest et noh, ma mõtlen seda, et see ümberõppimise situatsioonis mul on olnud ka dilemma selles, et oota, aga kuidas ma ei anna talle seda vastust, mida ta praegu nii väga tahab, on ju. Et nagu selline sisemine konflikt iseendaga, on ju, ja siis jääda sellesse, et oodata ära see koht, on ju. Aga et ma ei ole nagu võib-olla seda sõna leidnud, et mis see on, mis see võti on, et mis läbi aitab. No ma enda jaoks ütlen, et see on turvalisuse loomine, et selline psühholoogiline turvalisus ja mille kaudu see psühholoogiline turvalisus tuleb. Ja noh, seda ma olen ise ka siis kogenud, et ahah, nii on see, et kui olla seal kliendi rollis või mures inimese rollis koos oma võrgustikuga avatud dialoogi kohtumisel, et siis, kui tiim teeb seda, et aitab inimestel omavahel uuesti väga hea kontakti kätte saada, et siis tekib see teadmine, et olgu, ma ei ole üksi, ma kannatan selle olukorra välja, nii kaua kui me täpselt ei tea, mis meid edasi aitab. Et mul on need teised inimesed ka, ma ei ole üksi. Ehk siis turvalisus ja teised inimesed. Ja kui ma mõtlen, et mida kirjanduses ka räägitakse, just nimelt praktika ja kogemuste põhjal, et siis need esimesed 2 nädalat, oleneb kui suur see kriis on, et kas on psühhoosis inimene või noh, tõesti mingi väga dramaatiline olukord, et see esimene 2 nädalat ongi kõik väga akuutne ja väga ebastabiilne ja teadmata ka, mis saab, ja see on kõige ebakindlam aeg ka. Ja siis tasapisi hakkab seda kindlust juurde tulema. Aga et seda ebakindlust on võimalik taluda ainult koos teiste inimestega, mitte üksi. Must on see nii inimlik, et jah. Aga Simone? Jaa, ma mõtlesin ka selle ebakindluse tolereerimise peale, sest see on ka mind nagu võib-olla enim kõnetanud ja mul alles just hiljuti oligi juhus, kus ma pidin, meil oligi tulemas perega avatud dialoogi kohtumine ja minu jaoks nagu hariduselt sotsiaaltöötaja ikkagi nagu suhteliselt keeruline on võtta seda hoiakut, et ma ei tee eeltööd või et ma ei uuri välja mingeid ma ei tea, lahendusi või et ei pane enda peas paika mingisuguseid mõtteid spetsialistina, mida ma hakkan inimesele pakkuma. Et ja siis kuidagi hästi keeruline oli mul nagu häälestuda selleks kohtumiseks ja siis ma mõtlesin, et aga see ongi avatud dialoog, et ma ei teegi mingit ettevalmistust või et nii nagu sina ütlesid ennem, et kui sa oled selle koolituse ja praktika ja väljaõppe juba läbi teinud, siis see tulebki nagu kuidagi nagu ise. Et ja siis ma läksingi tegelikult sinna kohtumisele niimoodi, et avatud dialoog ongi okei, et ma olengi ebakindel, aga ma lasen endal ennast tunda siis ebakindlana ja on okei ka see nagu võrgustikule võib-olla välja öelda. Ja see tegelikult lõi sellise turvalise kontakti ja me saime nagu väga hästi nagu tegelikult selle kohtumise raames sellise tõesti sellise hea kontakti. Et see on see, mis mind kõretab. Ja teine selline põhimõte on see sama polüfoonia. Ja räägi. Ja, et ta võib-olla natukene haakub ka sellega, et ma ei lähe sinna nagu valmis lahendustega, aga see, mida see võrgustik sinna kohtumisele toob, kõigil on ju omad mured, kõigil on omad teemad ja võib-olla ka tunnistada seda, et on okei jääda eriarvamusele, sest see on see, mis rikastab ja see, mis viib meid lõpuks selle oodatud tulemuseni palju lähemale. Sest kui me kõik, ma ei tea, noogutaks kaasa või arvaks samamoodi, siis seal ei teki seda mitmekesisust, seal ei teki seda, et me vaatame seda lugu erinevate vaatenurkade alt, et ka võib-olla ka nagu võrgustikule ja iseendale ja praktikutena tunnistada, et polüfoonia on ka väga hea asi, millest lähtuda ja kust see lugu hakkab tegelikult vaikselt hargnema. Ja. Et see polüfoonia on hästi oluline. Ja see on ka üsna harjumatu inimestele. Või see omakorda toetab seda ebakindlust nagu tolereerimist või ta tekitab nii palju ebakindlust, et issand, sa ei noogutagi mulle kaasa. Või sedasi, ja see julgus lihtsalt välja öelda niimoodi, et ma arvan midagi muud või ma arvan teistmoodi või ma tunnen selles olukorras nii, et mulle tundub, et see on ka hästi oluline, et igale ühele see hääle andmine, et on mingisugune sama olukord ja kuidas keegi seda siis nagu kogeb, on ju. Ma olen sellist peretöödest kogenud nagu seda, et olla nagu selle juures, kus pereliikmed esimest korda elus
üldse räägivad mingisugusest situatsioonist sedasi, et nagu mida keegi seal tunneb või sedasi, mul tuleb siiamaani kananahk on nagu täiesti sedasi, on ju. Ja see on nagu, noh, see lihtsalt loob nii suurt muutust. Et selles mõttes, et noh, et seda on raske lihtsalt seletada, see on lihtsalt see kogemus, aga sellest tuleb see muutus, on ju. Et lihtsalt see, et siin olen mina, siin on minu kogemus, minu tunne, siin on tema ja sedasi, et need laotuvad siia üksteise kõrvale, et see ongi nagu nii ilus lihtsalt. Ja sealt saab minna edasi. Yeah. Et ka see, et meil on võib-olla kuidagi see tunne, et ma pean kõigega ise hakkama saama. Et võib-olla see on meisse üsna nagu juurdunud või sedasi, et see on ka selles osas ümberõppimine, et noh, võtame jälle meie varasalvest jagatud mure ikkagi on pool muret ja sedasi, kui sa jagad seda rohkemate võrgustike liikmete vahel, siis seda rohkem see nagu jaguneb, on ju, aga et tegelikult see, et mis seal võrgustiku töös ju toimub, see ei ole niimoodi, et nii, meil on nüüd see probleem, et hakkame ülesanded jagama, on ju, kes mida teeb, on ju, vaid et see tegelikult see olukord võimaldab seda, et sa jagad seda, aga et selle tulemusena minu kogemusena on see, et see inimene, kes on selle loo nagu peategelane, et talle antakse nagu vastutus tagasi või ta saab selle tunde kätte, et ma tean, kuhu suunas ma hakkan minema, on ju. Et see on praegu nii, see võib muutuda sedasi, on ju, aga lihtsalt see vastutuse tagasi andmine, et see on nagu nii suur nagu jõud on selle taga, on ju. Et ta saab ise minna. Meeletu kentsuse kasvamine toimub. Ja tõesti, nagu sa ütlesid, võtamegi selle printsiibi, see vastutus korra ka, et see juhtub nagu huvitaval kombel nii, et keegi ei anna sulle seda vastutust, vaid sa hakkad seda võtma ja tahtma ja haarama endale. Ja see juhtub kõigi võrgustiku liikmetega tegelikult. Nagu oma elu üle kontrolli võtmine ja tahtmine, et ma võtan kontrolli, ma aitan ennast ja ma aitan teisi enda ümber lähedasi, et see on nii huvitav, kuidas see juhtub. Jah, et kuidas see nagu selle kohtumise käigus, kus kõik võrgustiku liikmed saavad jagada siis oma lugu ja oma vaatenurki, kus tegelikult, noh, mina olen küll nagu kohtumise lõpus kuulnud seda, et kus tegelikult igaüks tajub seda vastutust ja hakkab siis mõtlema, et okei, see on nüüd see, mida mina saan teha, see on minu vastutus. Et ei ole see, et me lükkame selle vastutuse ühele inimesele, kes siis hakkab võib-olla seda olukorda lahendama, vaid me kõik võtame väikese jupi sellest vastutusest ja see ongi meie ühine panus. Ja. Aga kui ma küsin nagu vastuvõtta Marilisse, küsisin, et kuidas see juhtub, et mis see fenomen on? Me proovime natuke lahata, et mis juhtub inimestega või mille tõttu see juhtuda saab, et tekib reaalselt taju ja vajadus, ilma et sulle keegi ütleb sisemiselt, et ma hakkan toimetama. Hea küsimus. Ja. Võib-olla see, millest me tegelikult juba või praegu rääkinud ei ole, on ju see, et üks osa sellest avatud dialoogist on see reflekteerimine. Just. Et minu jaoks, mulle tundub, et see reflektsioon või see reflekteerimine siis praktikutel omavahel, see on üks osa sellest võtmest või sellest fenomenist, et kui võrgustiku liikmed kuulevad või kuulavad pealt, ma ei teagi, kuidas seda sõnastada, et kuidas praktikud siis omavahel reflekteerivad, et mida me tajusime, mida me tundsime, mis on selline huvitav uus vaatenurk. Ja kui inimesed kuulevad seda pealt, siis neil tekib kohe automaatselt mingisugune seos või mingi, ma ei olegi niimoodi mõelnud. Et ma arvan, et see on see üks osa sellest fenomenist, kindlasti mitte kõik. Et jah. Kas võib olla see, et ka eriti võib-olla läbi selle reflektsiooni tekib, antakse see kogemus, et igal ühel on see hääl, et igaüks tehakse nähtavaks, on ju. Ja siis see, et okei, ma olen ka siin niimoodi oluline või seda see on ju, et nagu päriselt ta kuuliski mind või seda, et see tegelikult nagu, see on igale ühele nii oluline tunne, et ma olen nähtud ja kuuldud, on ju. Ja siis nagu tekibki selline tunne, et ma saan teha midagi siin või ma tahan teha midagi siin, on ju. Ma olen ka mõelnud, et see hääle andmine on vist kõige mõjusam asi, mis seal nagu teeb seda, et ja siis teiste kuulamine ka. Aga et millal see teiste kuulamine juhtuda alles saab, on see, et kui mind on ära kuulatud või mind on kuuldud ja valideeritud, siis on see, et okei, nad saavad aru, mis ma mõtlen. Okei, ma vaatan, mis need teised nüüd mõtlevad. Sest enne on see, et kõik tahavad nagu enda eest ja siis
ja need esimesed võib-olla perekohtumised võivad olla ka niimoodi, et kui seal on inimeste vahel arusaamatused, et siis on see, et inimene kuidagi püüab selle praktiku tähelepanu, et on ju, mul on õigus ja tal ei ole ja meie ei tee seda. Et noh, et ütleme, et ühel, et kuidas selline seesama polüfoonia loomine, et jah, sinu kogemus on päris kogemus. Jah, sinu kogemus on päris kogemus ja sa mõtled nii ja kõik tunned nii ja siis veel järgmine ja järgmine. Et need on väga võimsad asjad. Nii, ma teen vahekokkuvõtte. Me oleme rääkinud dialoogilisusest, siis polüfooniast, vastutusest ja tegelikult oli juttu nüüd ka sellest vahepeal siin paindlikkusest ja mobiilsusest, et eks nii, et nelja me oleme puudutanud. Kui me räägiksime nüüd psühholoogilisest järjepidevusest, võib-olla sinna see kohene abi ka, et mis see psühholoogiline järjepidevus on? No puht praktiliselt see, et see tiim oleks nagu vähemalt mingis osas sama, kes võrgustikuga kohtub. Et on siis see üks kontaktinimene või see, kellega on siis see kontakt loodud, eks ole, kes siis omakorda moodustab tiimi, kes see tiim on siis 2 või 3 liikmeline, eks ju. Ja et võib-olla keegi seal, mingi variatiivsus seal võib tekkida või sedasi on, et aga keegi on selle võrgustiku jaoks selline üks kindel turvaline inimene, kes on see kontakt, kellega saab ka vahepeal rääkida või aegu kokku leppida või püsida sellises ühes inforuumis. Et kas või see. Nojah, ja see loob turvalisust, et samad inimesed töötavad meiega või selle perega siis ja võrgustikuga niimoodi järjest, nii palju kui on vaja. Ja tegelikult sinna juurde käib ka see, et mis on selle kohese abi ja mobiilsusega seotud ka, et täpselt nii sageli kui on vaja ja esimene kohtumine võimalikult kiiresti. Aga see võimalikult kiiresti on see jälle, et seda ei saa tundides ega päevades, et vahel see võib olema samal päeval või järgmisel päeval. Aga mõnel juhul, kui pere ütleb, et me 3 päeva saame ilusti hakkama, tulge 3 päeva pärast meie poole külla või okei, nädal aega me elame, teeme nädala pärast esimese kohtumise. Et see on esimene see psühholoogilises mõttes see kohe, kaugemale enam lükata ei saaks, on see kohene seal. Ja siis see sama tiim jätkab. Nii kaua, kui võrgustik ütleb ühel hetkel, et okei, praegu me saame edasi oma jõududega, rohkem ei tee. Et see on see mida selles puhtas praktikas nagu püüeldakse, mille poole püüeldakse, aga siis erinevates riikides on erinevad lahendused, et kui palju see rahastussüsteem või organisatoorne pool võimaldab sellist paindlikkust. Aga mõnedes paikades täitsa võimaldab, mis on väga tore. Ma mõtlen seda, et võib-olla on hea siia juurde öelda seda ka, et see avatud dialoog seda ei pea kasutama või rakendama või küsima ainult selliste hästi akuutsete probleemide puhul. Sedas, et see võib vabalt olla, et on juba väga jupp aega midagi mõttes olnud või midagi, mis vajab selgitamist või kuidagi, millest tahaks rääkida oma võrgustikuga või oma lähedastega, aga nagu päris üksi ei julge, aga tahaks kuidagi mingisugust võimalust selleks, on ju. Et siis vabalt võib siis ka avatud dialoogi rakendada, on ju. Et selleks ei pea olema tulekahju. Ja kui mõelda selle psühholoogilise järjepidevuse alla, siis minu jaoks käib sinna selle järjepidevuse juurde ka see, et me tegelikult iga kohtumise lõpus mõtleme ka uue kohtumise peale. Et kas me siis paneme uue aja paika või siis lepime kokku, et ma võtan sinuga ühendust esmaspäeval, lepime siis uue aja kokku. Et see võrgustik ei jää ootele. Et mis nüüd edasi saab, vaid et mul on see teadmine, keegi võtab minuga ühendust või me kohtume järgmine kord 3 nädala pärast. Et see on nagu ka see järjepidevus. Ja see on hästi oluline, et inimesed teavad, et see läheb edasi ja me ei jää üksi ja selle perioodi praegu me toimetame nii ja saame hakkama ja siis eks läheb iga kord edasi. Ja mõtlen, me olemegi nüüd neid kohest abi võrgustikku, võib-olla korraks võrgustik, et mis see võrgustik avatud dialoogi mõttes on? Et see on ka, et see pole nagu see klassikaline sealt 60-ndatest, 70-ndatest, 80-ndatest Ameerika mudel, et teeme seda tavalist võrgustikutööd, et üks on nii-öelda see case manager ja siis tema kutsub kokku, et see pole üldse see loogika, et see on täitsa teine tähendus siin.
mäletan, kui me käisime sellel avatud dialoogi koolitusel, siis mind jäid nagu kummitama või kõnetama siis selle koolitaja sõnad, et võrgustik ise otsustab, kelle nad kaasavad kohtumistele. Et see võib olla, ma ei tea, naabritüdruk, see võib olla, ma ei tea, klassikaaslane, et kes iganes selle inimese jaoks oluline on, et tema võib kaasata. Et me ei anna ette, et nüüd me ootame ema ja tütart ja ma ei tea, keda veel, aga et nad ise otsustavad, keda kutsuda, keda kaasata, kes on olulised. Ja isegi spetsialistidest, et võrgustik koosnebki tegelikult siis see murekeskmes inimene, siis need inimesed, keda ta ütleb, et noh, kes reaalselt temaga kokku puutuvad ja kes on tema ümber ja siis need praktikud ka või spetsialistid, et kas siis perearst või kes tal parasjagu on või noh, psühholoog või koolis õpetaja või treener või ma ei tea, raamatukogu töötaja, et neil on nad oma tööalase rolli poolest nagu puutuvad kokku, aga seal ei ole mingit kindlat nimekirja kunagi. Et päriselt olenebki sellest, et mis see tegelik ring on ja kes sinna tegeliku ringi kuuluvad. Sellepärast on hästi huvitav, et noh, tõesti võid ja meil on olnud ka ju, et täiesti mõtled, et okei, miks see inimene? Nemad teavad, mille pärast. Noh, ta niikuinii on nende selline tugi või turva. Ja okei, nüüd me oleme need põhimõtted läbi käinud. Sa mainisid reflektsiooni, reflekteerimist, mis on väga unikaalne ka ja tuum tegelikult selles tööprotsessis. Räägime sellest ka. Et mida tähendab, et me nimetamegi tegelikult ju tiimi reflekteerivaks tiimiks ja siis selle kohtumise vältel vähemalt 1 kord, vahel öeldakse miinimum 2 korda, aga noh, ideaalis võiks olla rohkem, on siis tiimi reflektsioonid. Me räägime seda. Mis mulle võib-olla tundub, et kes meid nagu vaatab või kuulab, et tal on nagu jäänud võib-olla 1 infokild veel saamata ja see on see, et avatud dialoogi me ei saa kunagi teha üksinda. Et see avatud dialoogi praktikud käivad alati kas siis 2 või 3 või 4 või 5 või 6. Täpselt, aga et me ei tohi seda teha nagu üksinda. Et see on oluline ja siit tuleb ka võib-olla see reflekteerimine, et üksinda me ei saa ju reflekteerida, et me reflekteerimegi siis oma kolleegiga, kellega me koos lähme siis seda avatud dialoogi tegema. Et aga see üks mõte või see on siin see jälle kuskilt sealt samast avatud dialoogi koolituselt see üks lause, et me räägime sinust, aga mitte sinu selja taga, vaid sinu ees või kuidagi nagu niimoodi, et me ei lähe teise ruumi ja me ei hakka nagu siin taga rääkima kuidagi, vaid me toome selle siia samma kohtumisele ja me teeme seda austaval viisil ja me lihtsalt reflekteerime oma vahel. Mida me kuulsime, mida me kogesime, mida me tundsime, mida me märkasime. Ja läbi enda, eks see on väga läbi enda, ja siis ma vahel mõtlen ka, et noh, et mida me välja toome, see sõltub siis ka sellest, et kuidas me selle sõnumi või info, mida inimesed rääkisid parasjagu oma elu ja kogemuste ja murete kohta, kuidas me selle kinni püüame. Et vahel ma tajun, et mu keha püüab selle kinni, mul hakkab kuskilt lihtsalt valutama nagu, ja siis ma ütlen, et mul on nii raske siin praegu või nagu ma ei saa hingata või teinekord ma püüan nagu mingi visuaali kinni, mul tuleb pilt silmad ette, siis ma kirjeldan seda. 3. juhul on mingid sõnad, fraasid, need noh lihtsalt niimoodi räägivad ja ma toon need välja. Mis veel? Kas Maris jätkad, kuidas? Mul tuleb praegu lihtsalt see juurde see, et me enamasti püüame kasutada kliendi enda sõnu, sedasi, et me ei too sellist, või siis me anname sellest eraldi märku, kui me toome sellist nii-öelda, kasutame sellist väljendit nagu ruumivälist infot. On ju seda midagi, mida me ei ole siin täna kuulnud, aga et kusagilt nagu tuleb või mingi seos tahab tulla. Aga üldiselt jah, et me oleme nagu hästi kohal ja et sa praktikuna teedki seda tööd tõesti hästi läbi iseenda. Et see ei ole selline võib-olla väga ratsionaalne ja hästi kognitiivne töö, seda kindlasti ka, aga lihtsalt see on lihtsalt üleni selline kehaline töö ka või selles, et sa oledki seal üleni sees ja iseendana. Et see kuidagi ühest küljest hoiab väga, et sa oledki iseendana selles praktiku rollis ja kuidagi
see aitab ka sellist polüfooniat luua, kindlasti refleksiooni, et me oleme praktikutena ka erinevaid ja me märkame erinevaid asju. See aitab ka võrgustikul kuulata ühte lugu erinevate nurkade alt või selliste erinevate kogemuste alt. Ja siis alati on ka huvitav kogeda seda refleksiooni minekut, et et oled inimestega koos, räägid ja siis, kui tekib see taju, et nüüd oleks vaja ikkagi, et me korra võtame selle aja ja me korra vaatame, mis mõtetega kõigega me siin ruumis juba koos oleme. Et siis on selline huvitav praktikuna selline ümberlülitumine ka. Esiteks tuleb teha kolleegiga selline pilkkontakt või kuidagi märku anda või otse küsida, et kas praegu, mis te arvate, ja siis pöörduda inimeste poole, et kas te olete nõus, et ma räägin kolleegiga, me räägime ja te ei pea sekkuma, te istute rahulikult ja me ei vaata teile otsa ja me ei kõneta teid, et me ju muudame rütmi ja muudame rääkimise viisi täiesti. Kuigi see refleksioon ise on lühike. Aga ikkagi me teeme mingi täiesti totaalse pöörde ja siis see hetk, et kui ma olengi siis näiteks teiega, vaatan teile otsa, siis mul on see, et ühtegi mõtet ei ole, on korraks. Sest et sa lähed nagu, see switch on täiesti see lülitamine ja siis hakkab tulema. Ja siis mõtled, oota, kus see nüüd tuli? Ja tulevad nii päris asjad. Ja ma arvan, et see on ka üks avatud dialoogi võlu, et see paus on ka nagu lubatud või et see on okei, et me ei pea kiirustama või et võtamegi aeglaselt ja vahepeal meil ka nendel avatud dialoogi kohtumistel meil ongi 2 minutit, on täiesti haudvaikus on ju. Ja tegelikult meil on seda pausi vaja, et koguda võib-olla enda mõtteid, et võrgustik saaks mõelda, mida tema ütles, kuidas tema tundis. Ja siis, et see võib tunduda kummaline, et me istume seal võib-olla, ma ei tea, 7 ja oleme kõik 2 minutit nagu vaikuses, aga tegelikult see on nagu vajalik. See on nagu protsessi mõttes on ta vajalik. On, ja ta on ülivõimas ja mul tuleb ühest tekstist, mis ma lugesin meelde, et vaikus on ainus aeg, kui on võimalik samaaegselt olla dialoogis nagu oma, selle sisedialoogiga ja siis samal ajal sellega, mida inimesed on rääkinud. Ja just. Et tegelikult see vaikus on lihtsalt nii täis või nagu seal on nii palju kõigi jaoks, kui juba tööd on tehtud. Ja, tahad sa? Ja ma just tahtsingi seda välja tuua, et see sisemine dialoog, mis tekib sellest refleksiooni kuulamisest ja siis sellest aeglasest tempost ja nendest pausidest, et see kõik ongi nii tuumakas, et ilma selleta lihtsalt ei saa nagu olla. Et see alguses võib-olla tahab harjutamist kindlasti see, et esimest korda selline refleksiooni kuulamine, et see, et kui sa tabad ära selle, et oota, see oli minu sõna ja siis on nii, et ma tahan midagi siia lisada või nagu või kuidagi sedasi on, et aga kuidagi see ka, et ma kuulan lihtsalt on ju ja siis lasen selle ennast läbi ja siis tekib alati võimalus uuesti rääkida, et seda hirmu ei ole, et sa ei saa uuesti sõna on ju või hääl. Jah, et seda hirmu ei ole. Aga mul tekkis praegu nagu see taju olles teiega siin koos, et 7 põhimõtet me oleme läbi käinud sellest reflektsioonist, kuidas tiim need katkestused rütmi teeb ja toimetab, oleme rääkinud. Kui me tooks nüüd näiteid nagu praktikast, kogemustest ja mul tuli esimesena endal pähe sellest uurimusest ühe spetsialisti, me tegime intervjuusid ju lapsevanematega, kui pered olid saanud avatud dialoogi ja spetsialistidega ja siis ka süsteemi kujundajatega. Ja sealt spetsialistide ringist tuli üks mõte, mis mulle meenus, et üks spetsialist ütles, et laps, kes oli kohtumisel, ta sai paberi ja sai joonistada, aga muuhulgas ta siis kirjutas selles väikse sedeli, et see on nii imelik, mis te teete, aga ma tahan veel. Ja Simone, see oli meie kohtumisel. Rääkida ja võib-olla veel mingid asjad, mis inimestega juhtub. Te ei pea sellest, mis iganes meenub, et lihtsalt see võib-olla toob selle välja, et see on natuke see harjumatu alguses, see viis, see olemise viis või sedasi on ju. Ja samas, et kui sa oled seal selle inimese kodus, et tihti need kohtumised toimuvad ka kodus, mis on nagu selline omakorda selline harjutus, et inimesed lubavad ennast oma koju, et see on hästi suur asi tegelikult on ju. Et esiteks see harjutus, et sa avad oma ukse täiesti võõrastele inimestele või seda asja on ju, et sa lubad oma koju ja see on nagu kuidagi, see juba loob omaette sellist nagu
ma ei tea, mul tuleb selline sõna nagu pühalikkus, ma ei tea, kas ma tohin Jaa. seda öelda, aga nagu kuidagi ta midagi nagu loob, on ju. Ja samas on see, et kõiki nagu kuidagi ei sunnita olema seal vestluse juures, et tihti eriti lapsed on ju, nad on kaasatud sedasi, et nad on ikkagi sellistes oma toimetustes samal ajal või niimoodi, on ju. Aga no oi, kuidas nad on kaasas tegelikult. Et tegelikult nad justkui ei ole siinsamas nagu selles ringis, on ju, aga nad kõike tajuvad ja kuulavad või sedasi on ju. Et see, kuidas lapsed seda kogevad või tagasisidestavad, on ju, et see on nagu eriline. Ja et andagi see kogemus lihtsalt olla kuuletud ja nähtud kuidagi teistmoodi, et päriselt sedasi. Et see lihtsalt, see puudutab, on ju. No minu viimane kogemus oli ka, me tegime küll osaliselt niimoodi läbi veebi avatud dialoogi, et meie olime veebis ja osad võrgustiku liikmed olid veebis ja siis, aga just see, mida sina praegu ütlesid, on ju, et lapsed on seal olemas, aga nad kuidagi tajuvad seda nagu omal viisil, omamoodi. Meil oli ka selline kogemus, kus mis mulle meeldib avatud dialoogi puhul on see, et me ei suru kedagi kuskile nagu raamidesse või et ma ei tea, mul endal on küll selline kiiks, et kui ma lähen kuskile spetsialisti vastuvõtule, siis ma pean olema kuidagi hästi vaoshoitud ja korrektne ja noh, ikkagi nagu selline, et see on ikkagi ametlik vastuvõtt. Lähen arsti juurde. Lähen arsti juurde või kuhu iganes, on ju, aga avatud dialoogi puhul on see, et see tohuvapohu või see segadus on ka nagu see annab nagu nii palju juurde, et ma ei tea, kord hoiab see ema seda last, siis hoiab see isa seda last, siis see laps jookseb minema, viskab klotse, aga see kõik ongi nagu osa protsessist. Ja mitte keegi ei ütle, et pane ta kuskil istume või et võtke rahulikult või et me laseme sellel lihtsalt nagu toimuda. Ja mulle nii meeldib see, et noh, ongi seesama, et me ei suru kedagi kuskile, vaid see ongi loomulik, see on loomulik elu osa. Ma ei tea, lapsed jooksevadki ringi ja laseme neil olla. Ja tegelikult sama on täiskasvanutega ka, et kui sul ikkagi, ma ei tea, see pott keeb seal üle, siis sa lähed, võtad selle poti sealt tulelt ära, on ju, et ma ei ütle sulle, et sa ei tohi minna, sest meil on praegu ametlik kohtumine. Jah. Et ikkagi saab ühe kõrvaga kuulata või ka siis köögist õigata. Mina arvan nii, et see on väga loomulik, et me saame kuulata täitsa erinevates oludes. Ja ükskõik, mis ruumides see ka on, et köögis või elutoas või on pool rahvast istub kuskil teise korruse trepi peal või noh, et kust keegi, et me saame ikkagi rääkida, kuulata ja toimub päris elus. Ja see toimub päris elu osana. Mille peale võiks ju loota, et taolised väga sügavad ja olulised jutuajamised juhtuvad siis nendes samades ruumides ka hiljem. Seal elutoas, teleka ja võib-olla ühel teisel hetkel ka omavahel, ilma et tiim kohal oleks. Mis mul veel näidetest nagu meelde tuleb või mis mind eriti puudutanud on, mulle tundub, et on sellised kogemused, noh, et mis ma ennegi välja tõin, et sellised esimesed nii-öelda kohtumised, et just see, et sa kas oma pereliikmega kohtud tegelikult esimest korda mingisuguses situatsioonis või päriselt iseendana. Ja see, kui võib-olla see on väga üldistav, aga kuidagi mingisugune selline joon jookseb ka läbi, et üks teema, millega võib-olla ei olda nii kuidagi harjunud või see ei ole nii mugav, et on selline oma tunnetest rääkimine. Ja kuidagi see praktikuna selle väljatoomine, et mida mina parasjagu tunnen ja korraga selline juhtum, kus oli selline olukord, kus oligi see, et noh, ma olin ise nii liigutatud sellest, et ma lihtsalt ütlesin, et ma nüüd tahaksin natuke lihtsalt nutta. Või noh, selles suhtes, et see lihtsalt toob mulle pisarad silma või sedasi on ju. Noh, see oli esiteks, see oli niimoodi, et mulle vabastab ja siis see kuidagi andis nagu, noh, muidugi hakkas teine praktika nutma, ma seda enne kokku ei leppinud, et noh, et tal on võib-olla raske pidama saada, kui teine nutab, on ju, aga see tegelikult lõi nii palju ruumi selleks, et lubada lihtsalt erinevaid tundeid või võrgustiku liikmetel ka, et see nagu tegigi hästi palju ruumi ja sellist vabanemist lihtsalt selles, et mul on tunne, et aeg-ajalt tuleb nutta teise inimese eest või aidata seda teha lihtsalt või mudeldada tunnete tundmist, et see on okei. Me jääme siin terveks, et sedasi, et ma lihtsalt väljendan sedasi. See on ka okei. Ja, väga ilus.
just, et siis inimestel tekib ka endal see ruum, mida nad ei ole endale üldse lubanud oma kodus või oma pere keskel. Ja hästi. Ma ei tea, kui te lubate, siis teeks nüüd selle pöörde ja räägiks dialoogilisest praktikast ja kogukondades või siis gruppides toimetamisest ka, et tõesti huvitav on ju see, et kui avatud dialoog, nii-öelda see praktika seal Tornios või siis selles pesas kasvama ja arenema hakkas, siis oli puhtalt psühhiaatria ja vaimne tervis ja eelkõige psühhoosid või kõige raskemad olukorrad, kus nagu muud väljapääsu ei olnud, tuligi leida mingi uus viis. Aga siis, kui praktikud kogesid ja praktikute juures hakkasid teised praktikud õppimas käima, siis tekkis väga selge teadmine, et see töötab mujal ka. See töötab kogukondades, see töötab erinevates gruppides ja siis see on levinud ju väga, väga erinevatesse valdkondadesse üldse. Aga räägime jah, et meie oleme päris mitme aasta jooksul ju teinud kogukondades kohtumisi ja me oleme ka kogenud seda, et kui on võõrad inimesed, kutsume kokku ja ütleme, tahame teha kas või avatud dialoogi tutvustava seminari, aga me teeme seda kõike ju väga praktiliselt seal läbi, et siis me kogeme ka, et ikkagi inimesed lähevad protsessi, asjad juhtuvad. No, mul kohe tuleb meelde, et kui me avatud dialoogi koolituse või selle treeningu lõpetasime, siis ma tahtsin, et sa tuleksid rääkima avatud dialoogist või tegema sellise väikse ettekande sel teemal. Ja siis mul jäid meelde praegu, tulid sinu sõnad, et sa ütlesid, et seda ei saa teha niimoodi, et ma tulen ja teen mingisuguse ettekande lihtsalt avatud dialoogi teemal, vaid see on see asi, mida me peame nagu läbi tegema või läbi kogema. Ja siis meie kogemus oligi see, et me tegime ta nagu ühe osana sellisest nagu koolitusest, et meil olid spetsialistid koos, meil olid sotsiaalvaldkonna juhid, aga me lasime neil ikkagi seda avatud dialoogi kogeda. Et kõige parem viis seda teistele selgitada ongi see, kui sa ise seda koged. Ja siis meil oli tõesti selline suur grupp ja me tegime sellise avatud dialoogi ringi või grupis selle avatud dialoogi kohtumise. Ja see oli nagu päris huvitav protsess, jah. Et erineb peretööst kindlasti, sest teemad ei jõua võib-olla päris kõigini, aga kõigi sees, endi sees hakkab see protsess ikkagi toimuma. Et see nagu ikkagi jõuab kõigini, olgugi grupp on suur. Ja ikkagi nagu mõistusest läheb ikkagi väga nagu sügavale inimlikule tasandile, et isegi spetsialistidel, kui nad töötavad teiste inimestega, nad lähevad kuskile teise kohta enda sees, väärtuste juurde ja elamise viisi juurde, teistesse suhtumise juurde ja siis saavad selle minu meelest mingisuguse oma mõtte kätte, et miks ma seda tööd teen ja kuidas ma seda tööd teha võiksin. Et see on ja ka kogukondades, jah, Mari-Liis, et mis sul meenub või mis sa tahad välja tuua, et meil on erinevaid kogemusi olnud kogukondades. Võib-olla kõige rohkem seostub mulle kogukonnatööga selline hästi suurtes muutustes olemine või kuidagi see, et okei, niikuinii midagi ei ole nagu staatiline või paigal, et see kõik on hästi-hästi dünaamiline, aga et kogukonna liikmeid on rohkem ja palju ja seal selline, see on ikkagi nagu selline isegi turbulentne, ma ütleks, see on hästi suur liikumine, mis on seal kogukondade töös. Et mitte miski ei ole sama nagu järgmisel hetkel. Jah, kiiresti muutub ja palju muutub. Ja ma olen mõelnud nagu niimoodi ka, et iseenesest ja kogukondadega töötamise puhul me nimetame seda dialoogiliseks praktikaks, sest seda 7 kõike teha ei saa. Ja ei saagi nimetada, eks ju, et seal ei ole seda kohest ja seal ei ole otseselt seda võrgustiku perspektiivi, on kogukonna perspektiiv, et sellepärast on ta dialoogiline praktika, et see on nagu rahvusvaheliselt kokku lepitud, aga need tuumoskused, tuumväärtused tulevad sealt, kus on avatud dialoogi välja kasvanud, et selles mõttes on ta erinev. Mul tuli tegelikult üks mõte veel, mida siia juurde rääkida kõrvalpõikena, et
seda dialoogi sõna kasutatakse ühiskonnas ikka väga-väga palju ja ma ise olen, teen enda sees seda tööd, et ühelt poolt ma olen väga tundlik, et kui ma kuulen seda sõna dialoog ja siis ma saan aru, et see, millest räägitakse, ei ole üleüldse oma olemuse poolest dialoog ja siis ma töötan selle kas enda sees, et okei, et sellel sõnal võib olla nagu erinevaid konnotatsioone. Aga nüüd, kui minna tõesti sealt filosoofias ja sinna juurde, siis dia ei ole ehk kaks, vaid dialoog on läbi. Inglise keeles kasutataksegi mõistet through ja siis sealt tuleb näiteks diameeter, on ka, võtad selle läbi, diagramm, ehk siis sa lähed nagu sellised ei kirjelda, ei puuduta seda pealispinda ja ei aruta asjade üle, et sa lähed nagu lõikad sisse täiesti läbiminek. Ja minu meelest see on see, mis dialoogilises praktikas ja ka avatud dialoogis nagu juhtub, on see, et tegelikult me läheme otsima seda dialoogi momenti. Kogu protsess ei ole dialoog tegelikult. Me läheme otsima seda dialoogi momenti ja millal see juhtub, mitmendal kohtumisel see juhtub ja mis kujul see juhtub, me seda kunagi ette ei tea. Me ei saa seda ennustada, sest see sõltub sellest, et kui palju inimesed on võimelised nagu kokku tulema ja juhtuvad asjad samal ajal erinevate inimeste peades ja ka südametes tervikliku inimesena. Aga tekib see, see on ära tuntav ruumis, et justkui kõik on nagu ühes kohas ja keegi ütleb midagigi ja siis on tunne, et tegelikult ei ole vaja mitte midagi öelda, me kõik saame praegu aru, mida on vaja teha ja siis see tõeline dialoogi ehe efekt, see through läbiminek või tuumani jõudmine või mingi väga sügava kohani jõudmine, sealt on järsku nagu selge, mida keegi tegema peab. See tuli mul nagu vahepõikena, et ma pole sellest mõistest niimoodi rääkinud. Aga see tuli sealt, et siis dialoogilised kohtumised ja kogukonnas ja kui palju juhtuda võib ja kui palju erinevaid arvamusi võib olla. Ja siis ma olen ise mõelnud niimoodi, et ega me ju nagu nende kohtumiste seeria lõpuks kogukonda valmis ei tee. Ja inimesed ei ole valmis selles mõttes, et nüüd mitte midagi enam kunagi ei juhtu ja kõik on ideaalne ja järgmised 20 aastat meie kogukonnas pole ühtegi probleemi. See pole mõte nendel kohtumistel, vaid mõte on sellest, et sellest surnud tupikseisust välja saada ja need asjad, millest ei ole võimalik olnud lihtsalt üldse rääkida. Aga inimesed tunnevad ja siis lähevad, ma ei tea, seal oma väikses linnakeses või oma küla vahel lähevad teisel pool teed, aga ei räägi või poes vaikides vaatavad, et oota, läheks käiks, ostaks ruttu ära ja saaks poest välja, te peaks rääkima, et nendest olukordadest välja saada. Et lihtsalt liikuma saada need suhted ja kõik see, mis on välja ütlemata. See mul nagu meenus. Aga mis mõtted sul veel on? Jaa, võib-olla see ongi selle kogukonnatöö selline tuum, et jõuda selle dialoogilisuseni üldse. Sest et praegu mulle tuleb ikkagi selline, kas ma tohin kasutada sellist sõna nagu ma ise kogen seda sellise pusimisena, et sinna nagu annab tegelikult ikkagi jõuda. See ei ole selline see täitsa oma ette töö, see kogukonnatöö on ju, kuna see kogukond on ikkagi hästi elav ja selline. Väga mitmekesised inimesed, erinevas vanusevas, erinevad huvid, erinevad erialased taustad. Kuidas meil siin koos on selline paras olla kõigil. Et kuidas seda kohta leida. Ja siis ma olen tähele pannud, et kui on nagu väga-väga kriis, et siis on vaja suuremat tiimi, reflekteeriva tiimi poolt, et oleks, sest tegelikult siis me lihtsalt absorbeerime alguses seda endasse, mis see kõik see valu ja siis see pettumused ja kõik need tunded on, et me peame nagu saama võtta seda, et inimestel tekiks see tunne, et okei, nad päriselt kuulsid või keegi kuuleb ja siis nendel tekiks see valmidus teisi kuulata. Et alguses läheb päris palju tööd selle peale, et inimestel tekiks valmidus reaalselt nagu panna tähele, mida keegi teine ütles ja suhestuda siis sellega. Et see on aega nõudav töö, aga ma kogen, et see on nagu ilus. Et miks see minu jaoks on nagu väärtuslik on see, et selles väga huvitavas olukorras, kus me maailmas praegu oleme, suures plaanis, väikses plaanis, ma näen, et see on üks võimalustest, kuidas me saame nendest väga imelikest kriisidest, kuhu me järjest sisse astume, läbi minna.
nagu inimestena, ühiskonnana, aga siis ühiskonna osad on väiksemad kogukonnad. Et selles mõttes iga kohtumine loeb, iga jutuajamine loeb, ükskõik mida annab teha selleks, et suhted hakkaks liikuma, dünaamika tagasi saada, see on lihtsalt nii oluline. Et ma nagu endale ütlen selle tööväärtusena seda. Ja. Ma arvan, et see ongi see, mis teeb avatud dialoogiga nii eriliseks, et me saame seda teha vahet ei ole millises keskkonnas, mis kogukonnas, peres, ma ei tea, koolitusgruppides, me saame seda teha igal pool. Ja see annab võimaluse inimestel võib-olla endaga kontakti saada rohkem, teisi kuulata, ennast väljendada ja kui ma olen kuulnud teie kogemusi kogukonnatööst, siis mulle tundub, et see annab ka võimaluse inimestele igasuguste muutustega võib-olla ka paremini kohaneda ja ka toime tulla mingite järgmiste väljakutsetega. Ja see on nii, see ongi see, mis teeb selle avatud dialoogi nii eriliseks, et me saame seda teha igal pool ja see annab meile nii palju. Ja siis tõesti, et avatud dialoog on läbi käinud, siis on dialoogiline praktika läbi käinud, aga on veel nagu eraldi üks töötamise viis on siis tuleviku dialoog, et seda me oleme ka nüüd kogenud ja see on siis, ja seda tehakse kogukondades, aga tehakse ka organisatsioonides ja tiimides. Et ma tean väliskolleege, kes tõesti, ma ei tea, Jaapanist Ameerikani käivad ja teevad suurtes ja väiksemates organisatsioonides tööd, et tuleviku dialoogi siis idee on, et aitab viia meid sinna paremasse tuleviku olukorda ja saada selle teadmise ja kogemuse kätte sealt tulevikust, mis meid tõmbaks sinna tulevikku juba. Ja kas sa tahad midagi, Mari-Liis, öelda, et meil hiljuti oli kogemus teha tuleviku dialoogi, et miski, mis sinu jaoks oli oluline sealt? Ma hakkasin mõtlema selle peale, et seda tuleviku dialoogi nagu kogukonnas, et ühest küljest mul tekkis see tunne, et kogukonnas tuleb mingi hetk kuidagi võttagi kasutusele või selles mõttes, see olukord lihtsalt ise suunab seda, see ei ole nii, et me nüüd 3. kohtumisel, siis teeme kindlasti tuleviku dialoogi, seda ei ole, et seda peab ka nagu timmima niimoodi, et millal see valmisolek üldse tekib selleks, et sinna tulevikku hakata mõtlema, see on ka see, et kuni me nii kaua teeme neid kohtumisi, kuni tekib see üldse selline dialoogilisus, et kusagilt nagu läbi minna ja siis see, et oota, kas meil tekib isegi ruum mõelda tulevikku peale korraks või sedasi, et see on ikka täitsa omaette protsess, et selleks peab ka valmis olema. Ja selleks peab ka olema niimoodi, et igaüks on saanud korraks selle oma hääle või selle praeguse mulle tundub, et eriti kogukonnas on neid valukohti on hästi palju, mida tuleb enne kuulata, anda võimalus sellele, et igal ühel on võimalus seda väljendada ja siis sealt saab vaikselt hakata minema. Et see tuleviku dialoog ongi selline hästi konkreetne, hästi kindel selline tööviis ja ta nõuab ka sellist võib-olla natuke sellist kuidas ma ütlen, tahtmist või sellest raamis püsimist, on ju. Et praktikuna võib-olla seal ma kogen kõige rohkem seda, et nii, minus tekib selline konkreetsus, ma lähen nagu hästi samm-sammult, sellepärast, et see aitab nagu korraks minna, saada selle tulevikuga kontakti ja siis tulla sealt tagasi ja siis nagu sa ütled, nagu tõmmata see tulevik enda juurde, on ju, et see tahab hästi kindlat sellist nagu tehnikat või sedasi, et sa ikkagi aitad kliendil sellega ühenduse saada selle tulevikuga, et üldse tekiks see perspektiiv. Ja, just, et seal on seda vaja, Siis siia lõpupoole veel, et need erinevaid variante, kus me teinud oleme, me oleme puudutanud, aga on väga huvitav ja unikaalne kogemus tänu sellele, et sa oled looterapeut ja kunstiterapeut. Päris mitu aastat me oleme teinud ju sellise nimetuse all nagu kunstiteraapia kohtub avatud dialoogiga. Tegelikult ma mõtlen tänasel päeval, et võib-olla on isegi õige öelda, et dialoogilise praktikaga, aga me seal all hoovusena oleme mõelnud just neid põhiväärtusi ja refleksioon on seal osana. Et kui sa räägid natuke sellest osast. Jaa. Mõtlengi, mida siit välja tuua. See on andnud, ma üldse armastan grupitööd või sellist kunstiteraapias ka sellist grupitööd just täiskasvanutega. Et see on kuidagi hästi tõhus viis ja samamoodi, et ta kuidagi teistmoodi toob kokku inimesed
me justkui pusime üksinda igaüks oma asja, aga teise inimese kogemuse kuulamine ka juba rikastab meid ja sedasi on ju. Aga et lisada sinna juurde veel avatud dialoog, noh, see oli nagu ikkagi hästi suur samm veel niimoodi, nii saab ka, see on ka võimalik või sedasi, et ta kuidagi minu jaoks nagu kunstiteraapia praktikuna tõi võib-olla selle kunstiteraapia võimalusi ka hästi palju rohkem minu jaoks nagu nähtamale või sedasi, et kuidas saab veel kas kunstitööst rääkida või just sellest oma kogemusest rääkida ja kuidas see aitab meid kõiki sealsamas on ju. Ma võib-olla, ma ei tea, kas ma rohkem oskan praegu midagi siia juurde tuua. Ta lihtsalt avardas seda ruumi väga suurel määral. Kui selle formaadi kohta rääkida, siis me oleme seda teinud ikkagi niimoodi, et on vähemalt 4-5 kohtumist, järjestikused, aga teatud vahega, enamasti on olnud vist 3 nädalat, oleme leidnud, et on nagu hea vahe. Ja siis see on selline selles mõttes segagrupp, aga ka suletud grupp, et inimesed, kes tahavad, aga nad on siis suletud, et ei tule uusi jooksvalt juurde ja siis seal on tõesti kunstilised tegevused ja siis see refleksiooni pool, mõtestamise ja koos avastamise pool, et kuidagi need 2 komponenti on läbivalt olnud, aga see kunsti pool on olnud erinev, et kas saviga või mingite vahenditega või maalimine või... Ja, et see varieerub. Varieerub, et see info. Ja siis mul meenub ka, et me oleme ka näituse saalis või näituses tegelikult teinud ju nii-öelda näituse tuuri osana dialoogilist praktikat. Nii et tegelikult see väli on väga lai, kus saab rakendada. Ja nii, aga kui me nüüd teeme viimase ringi, siis olge head, öelge, ütleme igaüks, et mis meid ennast hetkel kõnetab seoses siis avatud dialoogiga, dialoogilise praktikaga, mida tahaks kindlasti siin lõpetuseks öelda? No mis mind nagu viimasel ajal on, viimasel ajal neid kokkupuuteid mul kuidagi avatud dialoogiga on nagu järjest nagu rohkem tulnud, et meil oli see kogemusõhtu seal Tallinnas, kus me ka saime nagu praktiseerida seda avatud dialoogi ja siis need perekohtumised. Aga mulle nagu mind isiklikult kõnetab see, et isegi kui ma lähen avatud dialoogi tegema kellegile teisele, on ta siis võrgustik või pere või siis alati toimub ka minuga midagi. Et see aitab mind isiklikult nagu nii palju, et kui mul endal isiklikus elus on mingisugused, ma ei tea, pereprobleemid või tervisega midagi nagu õhus, siis ma tulen sealt kohtumiselt ära palju selgemana, et mul on ka endal see, ma ei tea, mingi õlekõrs on nagu käes, et okei, ma pean endaga ka tegelema, ma pean selle asja nüüd ette võtma. Et kuigi ma ise ei saa seda nii-öelda avatud dialoogi, aga ma kogen seda sellisel viisil, et see aitab ka mind. Et ma ei aita ainult kedagi teist, vaid see aitab ka mind. Et see on niisugune nagu vastastikune ja et see on see minu võluvõti. Ilus, jah. Mari-Liis. Ma vaatan neid veeklaase siin ja siis mul tuleb see üks märksõnadest avatud dialoogist läbipaistvus on ju. Millest meil täna juttu ei tulnud, aga kuidagi mis mind ka kannab ja võib-olla mida ma niimoodi ka igapäevaselt harjutan. Ja see võib-olla on ka selline võtmesõna avatud dialoogi puhul või selle just võrgustiku töö puhul, et me saame olla ja me soodustame seda läbipaistvust üksteisega. Et me proovime võimalikult palju asju võib-olla mitte sinna vaiba alla pühkida või kuidagi sedasi on, et korda teha, vaid et vaatamegi igale sellele kübekesele otsa või see, mida me sinna peidame, see niikuinii on kusagil seal tundevirvendusena või sedasi, et julgeda seda rohkem välja öelda ka, et mis meis parasjagu toimub. See annab väga palju ruumi juurde. Jaa. Väga nagu haakub siit ja siis ma ütlen siit, et see minu mõte on, et ma tajun ja väärtustan väga seda hetkes olemist ja avatud dialoogis öeldakse nagu antuga tegelemist, et see, mida see eluolukord või need inimesed, kellega ma parasjagu kohtun või mis see kõik selle taldrikul hetkel on,
just sellel kellaajal, et võtta see nagu kõik vastu ja olla kohal, et ma ei lähe minevikku, ma ei lähe tulevikku. Ja tegelikult on nagu kogu aeg ainult üks hetk. See on praegune hetk. Ja siis ka, aga samas, et ma ei pea selles hetkes kuidagi mõtlema, et ma olen nagu perfektne või ma ei tea, ma lihtsalt olen elav. Elada selles hetkes ja olla avatud ühelt poolt kõigele, mis on ja märgata ja olla sellega ka dialoogis, et lasta endal mõjutada seda, mis toimub ja sellele, mis toimub, mõjutada ennast ja minna siis nagu kaasa sealt. Et kõlab nagu väga üldisena, aga ma arvan, et see on niimoodi, et see puudutab, kui me oleme siis perega koos, lähemegi täpselt hetke haaval, olen kolleegidega koos, mõtlen, et kuidas meie avatud dialoog Eestis edasi viime, see on mu südamemure ka, siis samamoodi, tegelikult ma saan ainult täna ja nende minuti haaval, eks ju, edasi liikuda. Ja siis lihtsalt usaldada, et elu kannab meid nagu siis õiges suunas või juhtuvad õiged asjad nii süsteemis kui avatud dialoogi koolitustes kui ka meie organisatsiooni, et nagu see on nagu läbivalt, et sellega, mis on, tegeleda sellega ja sellel hetkel, kui ongi see hetk käes, et on vaja tegeleda. Ja aitäh teile ja ma loodan, et avatud dialoogil ja dialoogilisel praktikal on ilus tulevik Eestis. Ja, aitäh. Ja, aitäh.